Tere, mina olen Annika, ma olen 43-aastane ja lõpuks ma siis otsustasin teha video, kus ma räägin natuke oma kroonilistest terviseprobleemidest. Ja on mul ka 2 toodet, mida ma kasutan mõnda aega juba ja julgen soovitada ka teistele, mis natukene aitab eluga paremini hakkama saada. See terviseprobleem on siis fibromüalgia raske vorm. Ja fibromüalgia siis on sümptomaatiliselt on seal 3 sellist suurt sümptomit, mis on siis laiaulatuslikud pidevad lihasvalud, pidevad seedehäired, mis on ka nagu sealhulgas ka võivad täiesti soolepõletikud olla pidevalt ja kurnatus, mis on siis eriti ränk, sest et valust me saame ikka üle kuidagi, aga kui ikkagi ei ole energiat, et olemas olla, siis ei ole enam midagi teha. Vot siis, väga lühidalt minu fibromüalgia lugu on siis see, et ma ei mäleta, et ma oleks end kunagi hästi tundnud. Ja kahjuks nüüd minu terviseprobleemid need jäid hästi palju tähelepanuta, et ma olen lihtsalt hästi pisike ka ja kõik nagu eeldasid, et ju ma siis lihtsalt ei jõua nii palju. Ja nüüd tõenäoliselt, et kui fibromüalgiat seostatakse mingi traumaga või stressiga, mis on juhtunud, siis minu jaoks see trauma tõenäoliselt oli lihtsalt enne minu sündi midagi, mis toimus minu vanematega. Ma tean ise sellest üht-teist ja väga kahju selles mõttes lihtsalt ka oma vanematest, et nemad pidid selliseid sündmusi läbi elama. Aga jah, et ma sellest pikemalt ei hakka rääkima, et aga kuna nüüd ikkagi viimased, ma julgen öelda, isegi 15 aastat ma olen saanud siis niimoodi üsna rahulikult iseennast jälgida, enda peale asju katsetada. Perekonna poolt on mul olnud piiramatu internet, nii et ja õnneks mul on lapsepõlvest külge jäänud inglise keel, nii et ma olen saanud ise ikkagi päris palju ka uurida ja ise neid järeldusi teha, sest et me ise ju tunneme oma keha kõige paremini, arstid ei tea tegelikult, et me kirjeldame tihtipeale arstidele seda valu, mis on hetkel kõige suurem ja nad eeldavad, et siis et see valu nagu liigub ringi, aga tegelikult valu on ikkagi kõigis keha pehmetes kudedes, nii nagu definitsioon ütleb, lihtsalt inimese tähelepanu on seal, kus see valu hetkel on kõige suurem. Ja kõik need teised sümptomid, eks ole, et seal võib olla ikkagi sadades neid erinevaid sümptomeid, mis nagu ükshaaval just nagu ei olegi üldse probleem, aga kui nad on kõik korraga ja nad on pidevad ja nad on kroonilised, et siis juba ka kogu see organism läheb stressi ja seeläbi ka põletikku ja hakkab ka ära kaduma see energia. Vot, aga nüüd räägime siis nendest 2 tootest. Mina neid tooteid ei müü, ärge küsige, mulle ei maksta nende reklaamimise eest, need on lihtsalt midagi, mida ma julgen soovitada, kuna kahjuks meie diagnoosiga inimesed ja nende sümptomitega inimesed ei leia kergesti abi, siis mida me saame teha on see, et me saame ikkagi jagada oma kogemust, et kui miski on meid aidanud ja sellega me saame ka üksteist aidata. Nii, esimene toode, mida ma soovitan ja millega ma soovitaks alustada üleüldse, et selle teise ma jätaks hilisemaks, on Biolate Supersym. Ma ei tea, kas ta on loetav niimoodi. Ma panen lingi video alla ka, kust mina seda ostan, aga kui ikkagi ka guugeldada, et siis ta annab neid valikuid rohkem kui ühe ja igaüks saab valida hinda ja kättesaadavust ja kõike seda. Ja mida see nüüd teeb, see parandab seedimusmugavust, aga minu puhul ta aitab ka nagu üleüldise enesetunde puhul väga palju. Ja need on seedensüümid ja siin on juures ka
Q10 ensüüm. Ja ka viimasel ajal, kuigi ma olen ikkagi vist vähemalt 10 aastat seda kasutanud või ilmselt ka rohkem, et siis minu puhul on see, et kui nüüd vahepeal on olnud see, et ma olen proovinud midagi muud kasutada või siis üldse mitte kasutada. Ja ikkagi kohe, kui ma seda õiget toodet saan, on ikkagi tunda, et enesetunne paraneb väga kiiresti kohe. Aga siinjuures nüüd, kui keegi vaatab ja arvab, et see nüüd ravib meid kohe päevapealt terveks, need on ikkagi ainult abivahendid. Need aitavad meil paremini hakkama saada, need ei ole nagu, need ei ravi meid terveks. Me ei ole nagu, see ei ole kahjuks imeravimid praegult, et võtad sisse ja see inimene läheb ja läheb tööle ja on iseseisev inimene kohe. Aga minu puhul jah, tõesti see väga palju aitab. Ma tean, et kui ma nüüd alustasin selle võtmist, siis ma võtsin juurde probiootikumi. Et tol ajal oli Ecos pakkus sama toodet ja siis ma võtsin Ecosi probiootikume, aga kindlasti tasub katsetada. Ja kuna nüüd meie organism on niivõrd tundlik ja ebastabiilne, siis väga ettevaatlikult ikkagi erinevaid asju katsetada ja pange ise oma keha tähele. Tuleb lihtsalt jälgida, et ei ole mitte ühtegi testi, mis näitaks ära, mis nüüd kellelegi täpselt sobib. Aga probiootikume võtsin juurde ja siis mingi aeg, mis oli, ma sain ühest kabinetist. Ma ei mäleta täpselt, ma ei tea, kas see inimene enam pakub oma teenuseid, aga oli selline toode nagu mitokondrite toit, mitochondrial fuel. Ja mida see toode tegi, oli see, et kui enne selle mitokondrite toidu kasutamist ma võtsin nüüd seda biolatet, supersümmi, probiootikume ja ma ikkagi pidin valima, mida ma söön, siis nüüd pärast seda mitokondrite toidu tarbimist, ma arvan, ma võtsin umbes pool aastat seda, see oli üsna kallis ka. Aga siis pärast seda ma ei ole pidanud enam valima, mida ma söön, piisab sellest, et ma võtan neid seedeensüüme juurde ja probiootikume ma ei ole ka pärast enam kasutama pidanud. Et probiootikumidega on ka teatavasti see, et me peame ise nagu tähele panema, kui kaua, kas see sobib meile ja kust maalt seda neid probiootikume saab juba liiga palju, eks ole, et nad võib-olla hakkavad mingil hetkel hoopis ise meile tekitama probleeme. Aga seda peab igaüks ise nüüd tunnetama. Aga nüüd teine toode on siis selline kaba. Seda on ka erinevad tootjad pakuvad, erinevad müüjad pakuvad. Mina sain ta Euroapteegist, et ma panen lingi ka alla. Ja see nüüd on gamma-amino või happeanda eesti keeles. Ja see nüüd aitab väga palju energiaga või just nimelt selle elujõuga. Aga nüüd olge ettevaatlikud, esialgu võib tunduda see, et sa võtad selle kapslikese sisse, sul tuleb kohe energia, et siis ärge siis kohe üle pingutage. Et kahjuks minul näiteks ikkagi kestabki täpselt umbes 24 tundi ja siis tuleb järgmine doos võtta. Ja just nimelt see aitab taastumise puhul, kellel on nüüd olnud pikad viiruseperioodid, kes ei ole nendest viirustest taastunud või kellel on lihtsalt mingi trauma, mingi võib-olla õnnetus olnud, et see aitab nagu just nimelt taastumise puhul ja ta aitab organismil paremini hapnikku kätte saada ja mis minul nüüd, mida ma ise tunnen, on see, et ta aitab mul ka toiduaineid paremini omastada. Et üks asi, mis minul juhtus, oli see, et ma pidin hakkama hästi palju rohkem sööma, kui ma tavaliselt söön. Ja muidu ongi see, et pea valutab ja süda on paha, nagu on need normaalsed tundemärgid, kui sa ei ole piisavalt söönud. Ja see oli minu jaoks hästi harjumatu, et ma siiamaani pean nagu tegelema sellega, et ma tõesti pean iga päev vähemalt 1 korra päevas korralikult kõhu täis sööma, mida ma varem ei ole saanud teha juba lihtsalt sellepärast, et kuna see soolestik on kõik nii habras, et siis need lihtsalt väga suurte söögi, kui sa korralikult kõhu täis sööd lihtsalt, siis selleks, et kui see kõik liigub su kehas, et ta lihtsalt ta põhjustab ikkagi ka ebamugavust.
aga see nüüd ka, mina näiteks tunnen küll, et tõesti ma ei tõmba oma lihaseid nii kergesti ära, mis enne oli täiesti tavaline. Et tõesti ma pean sööma rohkem, aga mu soolestik kannatab need toidukogused välja, et ei ole nagu see, et see on kõhu täis ja siis kõik, mis teiselt poolt välja tuleb, on lihtsalt verine ja naharibasid täis, eks ole. Et selles suhtes ta on kindlasti väga hea. Nüüd soovitatakse võtta, kuna ta on aminohape, siis soovitatakse teda võtta tühja kõhu peal enne magama minekut, aga mina nüüd seda ei jälgi, et kuna ma ikkagi lõpuks jäin väga kõhnaks, et siis ma väga ei kannata tühja kõhtu, et sellepärast mina võtan teda kunagi pärastlõunal, kui ma hakkan lihtsalt tundma, et mul on juba kõik jõud otsas, energia otsas, koerad tahavad veel vähemalt korra välja saada, eks ole, jalutama minna. Et siis ma võtan ikkagi pärastlõunal ja kuigi ka teinekord on sedasi, et see jõud saab otsa, ma võtan selle kapsli sisse ja siis ma pikutan ikkagi ja võib-olla isegi teen väikse uinaku, et selles suhtes võib-olla isegi on enne uinumist. Ja nüüd teine asi selle kabaga on see, et kui see mõjub sulle poole tunni jooksul nagu uinuti või nagu narkoos põhimõtteliselt, siis üks asi, mida võib oma arsti käest uurida, on see, et on olemas selline asi nagu inglise keeles on ta jälle blood-brain barrier, aga eesti keeles siis, ma ei tea, vere-aju barjäär. Aga ühesõnaga on selline nähtus, et satub verest aiu, võib sattuda liiga palju, mitte ainult hapnik, vaid satuvad ka teised ained ja sealhulgas siis see toidulisand, see ei ole halb iseenesest, lihtsalt siis sa jääd magama ja siis on ikkagi parem, kui sa ei võta seda päevasel ajal, sest et ta ikkagi annab selle organismi taastumise, ta annab ikka, lihtsalt tuleb olla ettevaatlik, et kui ta sind ikka kohe magama paneb, siis tasub ikkagi õhtul seda võtta. Ja nüüd selle udusajuga ja selle narkoosi efektiga soovitatakse süüa želatiini sisaldavaid toiduaineid, mis on siis sült, eks ole, kummikommid, tarretis. Ja jällegi katsetasin enda peale ära ja tõepoolest üsna kohe lööb pea selgeks, aga jällegi pange tähele, kuidas te ise kannatate, et minul ma sõin korraga jälle järjest liiga palju seda želatiini ja siis mul seedimine jäi seisma, aga jah, et aeg-ajalt niimoodi siis võib-olla paar korda nädalas siis kas sülti või tarretist või midagi. Et ka lihtsalt niimoodi see pea on natuke selgem. Vot nii, sellised tooted siis, ma loodan, et kellelegi on sellest kasu. Esitage mulle küsimusi või pange kommentaaridesse, mida te ise olete kasutanud, soovitage ise midagi. Et kindlasti tasub nagu üksteist aidata, et kui süsteem meid ei aita, siis me peame üksteist aitama, et jah, et praegult me elame kapitalismis ja loomulikult süsteem hoiab raha igalt poolt kokku ja nagu välja anda ei taha, eriti veel inimestele, kes seda raha sisse ei too. Aga jah, praegult on selline aeg, loodame, et varsti tuleb parem aeg. Ja mina soovin kõigile siis natuke paremat homset.